taas siia saali, ka Kungla noored teevad oma pakkimispausi. See taust on piisavalt ilus juba kaadri taustaks, mis jääb audiosustamise taustaks. Sinna, jah, nii on. Ma annan täna viimast korda sõna žüriile. Nad on seda saanud 4 korral siin ennast nautida. Laseme neil seda teha korra veel. No aitäh teile selle päeva teise poole eest. Ärge olge meie peale maha, sest ma olen natuke väsinud. Sest me oleme ikkagi 2 päeva siin olnud. Minaga. Ja, jah, Pirat. Ei ole üldse nüüd midagi. Ja point ei ole selles, et me ei ole nautinud seda, me oleme nautinud seda, aga asi on lihtsalt selles, et sa pead kontsentreeruma iga kord, eks ju, ja see on vaata nagu rolli lahendus, aga ma räägin sulle nüüd rollist. Kogu meie elu on roll. Ma lähen koju, ma olen kaaslase rollis seal, ma lähen kodult ära, ma olen töökaaslase rollis, ma olen võib-olla õpetaja rollis, täna ma olen žürii rollis ja näitleja peab sellel hetkel, kui ta läheb lavale, võtma rolli, sest ta ei ole selles rollis, mis ta on kodus kas kaaslasena või töökaaslasena, et sa võtad selle rolli. Ja see tähendabki seda, et see on nagu selline ülim kontsentreerumine sellele, mida sa teed. Läks natuke tiibiks. Aga mõte on siis selles, et kui sa hakkad oma rolli tegema, looma seda rolli, millesse sa lähed, eks ju, siis mõtle läbi need suhted, kellega sul seal lava peal mingid suhted on. Keda sa armastad, keda sa vihkad, kes on niisama, keda ei ole sinu jaoks olemas. Ja see annab sulle ka võib-olla selle lahenduse, kes sa ise oled. Juhendajad. Mina olen kasutanud sellist asja nende tekstide puhul, mis on nagu päris elu. Sest mina isiklikult oma kogemusest ütlen, et minu noorteteater ütles, et päris elu, seda igapäevast elu mängida on kõige keerulisem, sest sa elad seda elu. Ja siis astas hästi palju see asi, et see tekst, mis oli kirjutatud, et nad ütlesid seda omaenese sõnadega. Et me lugesime teksti läbi ja nad hakkasid seda lugu jutustama. Ilma tekstita, lihtsalt üksteisele jutustama. Ja siis võib-olla saab nagu sellest olemusest rohkem aru, sest kui sa elad seda sama elu, siis võttes võõrast teksti, mille on keegi kirjutanud, keegi vanainimene on kirjutanud noortest ja mul on küsimus, kas ta üldse teab, mida noored mõtlevad, siis võib-olla oleks nagu mõistlikum anda noortel võimalus sama tekst ise oma sõnadega ümber jutustada. Nõus. Mõtlejad on nõus. Nii, aga nüüd ma annan järgmiseks repliigiks. Aitäh ka minu poolt. Nii lahe on siin olla ja vaadata, millega te olete hakkama saanud ja te olete panustanud oma aega ja energiat, käies proovides ja saades kokku ja palun jätkake seda, mida te teete, sest kui te juba siin olete, siis mulle tundub, et te vist armastate teatrit. Aga ma tõstan kõik oma käpad püsti ja olen Astridiga väga nõus, mida ta just rääkis. Lisan paar asja juurde, mida jälgida, kui sa laval oled. Et kui järgmine kord proovis olete, siis vaadake, kas töötab. Üks asi, Kärt tegi eile seda nii toredasti. Ma teen siis ka. Et kui ma olen nüüd laval ja tulen niimoodi, siis ei ole midagi näha. Ma dramatiseerin väga üle praegu. Võib ka nagu niimoodi tulla. Ja siis oled seal ja räägid. Ja alguses ju võib põnev olla, et mis ta siin varjab, tal on midagi põnevat, äkki tal on mingi arm siin, aga kui see on kogu aeg niimoodi,
siis huvi kaob ära, me ei näe silmi, me ei näe nägu, silmad on kõige olulisemad. Ehk siis jah, tee midagi sellist, et teil kõigil oleks oma astrid. Kui see ei ole just taotluslik, et meil on nüüd vaja mängida sellist karakterit, kelle silma me ei tohi näha. Aga see on hästi lihtne asi, mida muuta. Et juuksed kinni, nii poisid, tüdrukud, mehed, naised, kõigil. Siis veel üks tehniline asi. Kui sul on tekst ja me saame aru, et lava on ju suur ja võib-olla kõige taganurgast ei ole kuulda, aga siis on ikkagi see, et me seisame siin koos rivis ja kui mina hakkan rääkima, ma ei pea tulema siia ette, räägin ära, astun tagasi taha. Et sa saad teksti anda sealt, kus sa juba oled. Ja seoses teksti andmisega sa tuled lavale, sa pole varem laval veel olnud sinu tegelane, siis tuled iseendana, oled kohal, teed stseeni ära ja siis kukud karakterist välja ja siis lähed tagasi. Et kui sa lavale tuled, siis ole juba see, keda sa mängid. Ja kui sa lavalt lähed, ole ka see, keda sa mängid. Roll algab aksi vahelt. Aksi tagant algab roll. Ehk siis jah, see stseen algab juba aksi vahelt. Ja niimoodi, et me ei näe teid akside vahelt. Väga tublid, me ei näinud teid. Just nimelt, olen kõige eelnevaga nõus, mina olen täna juba nii palju rääkinud, et ma praegu pikalt ei tee. Aga paar mõtet. Usaldage ennast. Kui te tulete lavale, te teate, mida te teete. Teil on oma roll selge, teie teate kõige paremini oma rolli hingeelu, teate, mis on ülesanne, mida ma siin laval pean tegema. Usaldage ennast. Ja minge saali vaatama teineteist. Minge kordamööda vaatama. Sellepärast, et sedasi vaadates kõrvalt me näeme, mis on need asjad, mis võib-olla hakkavad silma, mis tegelikult ei peaks silma hakkama näiteks. Kui ma kuulan kedagi, kas ma kuulan kuidagi hästi aktiivselt kogu aeg, et ma kuulan, mis ta nüüd räägib siin niimoodi, et see võib olla nii, aga mõnikord on võib-olla huvitavam see, kui inimene kuulab. Ja usaldad ka lihtsalt see kuulamine on võib-olla mõnikord huvitavam kui see, et ma aktiivselt kogu aeg kuulan. See tammumine, hästi palju on seda tammumist ühe koha peal. Ma saan aru, see tuleb sellest, et on hirm, on teil mõnikord hirm laval olles? On, eks ole, ka minul on. Ja sellisel juhul aitabki see, kui ma tean, mida ma tegema lähen. Ja sellisel juhul on lihtsam ka ennast usaldada, enda mängu usaldada, et ma ei pea seda kompenseerima üle kogu aeg, ma pea midagi tegema kogu aeg sinna lisaks. Sest see torkab silma. Aga samas on hästi oluline, et see sisemine aktiivsus oleks kogu aeg olemas. Sest öeldakse, minu juhendaja Tiit Ojasoo ütles kunagi, et 36,6 kraadiga kunsti ei tee. Ja seda võib mitmeti mõelda, et mis see siis nagu tähendab. Aga mina soovitan ka kõige... Mis on 36,6? Kehatemperatuur, eks ole. Ja selleks, et mängida ka laval hästi aeglast tegelast, oleks vaja, et su seesmine energia ja temperatuur oleks kõrge. Ja selle ülesajamiseks on võimalus kas füüsiliselt läheneda ja tehagi julmalt kätekõverdusi enne lavale minekut, mida on tulnud ette minu töös ka enne lavale minekut, et ennast lihtsalt füüsiliselt aktiivseks ajada. Ja siis sa võid mängida väga rahulikku tegelast sel laval, aga see on laetud. Aga võib ka mõttega ajada ennast üles või kuulata mingit muusikat. Et sellised mõtted ka veel see juurde. Tahate veel lisada midagi? Ma arvan, et nüüd lähme meie selja taha, vaatame, mis meil see selja taga veidus on. Ma tahtsin öelda, et hästi tore on see, et on seda materjali nii palju, mille pealt selliseid tähelepanekuid teha, sest need kõik on hästi soojad meie poolt või kuidagi nagu positiivselt, et oleks indu ja tahtmist edasi liikuda. Ja see on minu arust kõige toredam, et te teete seda, mida te teete ja meil üritame nüüd kaasa aidata sellega veel edasi. Nii, aga esimesed meie auhinnad lähevad nendele lugudele, mis tulid nagu teie enda seest või nagu ma märkan ka, et tegelikult kajastavad seda meie tänapäeva elu, eks ju, või et neid asju, mis võiksid olla meie noorte enda sees, eks ju. Väga äge, nii et me tahame anda siis esimesed preemiad Me tolereerime
ja see, mis meil siin on, eks ju, Harriette-Liis Kruus, palun sind. Christopher Leesik. Evert Kuus. Nii, ja meie järgmine on siis võõrandumine ja meil on auanda Hanna Aplok. Järgmiseks on siis Sinder Vinder ja Karl Heinrich või Heinrich Taju. Teo Saar. Berit Margus. Eliise Haas. Susanna Võlupadi. Rosanna Säälik. Marleen Saarist. Ja Tuule Ruulmann. Ja viimane etendus raamat on siin, Tanel Pai. Aitäh kõigile ja nüüd on see meie kord kummardada. Piraat on siin 2 päeva võimelnud, nii et teeme temale ka nüüd suure aplausi. Žürii on ohtralt kingitusi jaganud terve 2 päeva ja ise jäänud täiesti tühjate pihkudega, välja arvatud need pliiatsid, mis teil siin pikalt pihus on olnud ja neid märkmeid teinud. Aitäh, Kärt Kull! Teile toredad meened, mis valminud siis Elva keraamikakojas. Aitäh, Meril Viks! Ja aitäh, Astrid Haid, meie ristja! Astrid sai nentida ja nii mõnigi teist siin saalis, et kodus on varsti juba suur serviis mitteteatrite festivali meenekest.
ma ei hakka neid poisse sealt ülevalt alla ajama kohe, aga aitäh Kaivo Kroon ja aitäh Jüri Lamp, Neemed tänukirjad ka teile. Ja aitäh kõikidele osalejatele, õpetajatele ja tore, et te tegelete näitemänguga. Mina 2 korda aastas või 2 korda tegelen ka näitemänguga tänu teile ja saan kehastuda kellekski ka järgmisel korral. Kohtume märtsis 2026. Ja kohtumiseni. Aitäh!